Tere tulemast taas Eesti Noortekirjanduse Ühingu lehele ja meil on jätkuvalt käimas noortekirjanduse kevad, mille käigus siis räägime erinevate noortekirjanikega, kellel on hiljuti raamatud ilmunud. Mina olen Heli Künnapas, olen ise ka mitme noorte raamatu autor ja täna räägime Kaia Raudsepaga. Tere tulemast! Tere! Hakkame pihta sellest, et räägi, millega sa veel tegeled ja miks me sinuga noortekirjandusest räägime? Ma töötan 2 raamatukogus Tartumaal ja kirjutan raamatuid, noorteraamatuid. Ehk siis sellepärast olemegi siin. Ja sul on nüüd väljas 2 raamatut? 2 just. Kuidas see, millega sa muul ajal tegeled, et kuidas see toetab seda üldse, et sa jõudsid raamatute kirjutamiseni? No, seda esimest raamatut hakkasime tegelikult juba 3 aastat tagasi kirjutama ja siis ma veel tööl ei käinud. Siis oligi palju vaba aega ja siis ma kirjutasingi. Ja nüüd, kui ma raamatukogus töötan, siis see annab mulle ikkagi nagu inspiratsiooni. Seal ma saan lehitseda raamatuid ja mõtteid koguda. Aga lähme siis kohe viimase raamatu juurde, et nagu ma ütlesin, et sinuga räägime ka sellepärast, et sul on juba sel aastal 1 raamat ilmunud, et millest see räägib ja kuidas selline idee ja et räägi selle raamatu sünniloost natukene. No, mu raamatu peategelane langeb vägistamise ohvriks ja raamat siis räägib, kuidas sellega toime tulla. Et kas peab kohe kellelegi rääkima või hoiad seda endast. Ja tegelikult see sündis sellepärast, et ma tahtsin hirmsasti noorteromaani konkursil osaleda. Ja mul oli tegelikult üks teine idee, aga kui ma seda kirjutama hakkasin, siis see kuidagi ei läinud. Ja siis tuli see mõte. Ma täpselt ei oskagi öelda, et kuidas see nagu tuli. Lihtsalt hakkasin kirjutama ja kirjutasingi. See on suhteliselt sünge, ma ei ole lugenud, tunnistan ausalt, ma ei ole veel lugenud seda, aga et sisukirjelduse järgi suhteliselt sünge teema. Et kas see on ka sünge raamat või on pigem selline helge, et võid sa nagu ette valgustada, et mida nagu lugeja oodata võiks sellest loost? No, see ei ole nagu üleni sünge selles mõttes. Siin on helgemaid hetki ka, aga see põhiteema on jah pigem nagu sünge. Aga lõpp on pigem natuke lootusrikkam. Kas see lõpeb selle raamatuga ära see tegevus või on ka järgi oodata või? Praeguse seisuga lõpeb. Eks tulevikus, ma ei tea, võib-olla kirjutan edasi. Noorte raamatute kohta tihti öeldakse, et need ongi sellistel keerulistel ja süngetel teemadel, et kuidas sina ise tunned, et kas see on õige ja kui on, et miks siis nii on? Jaa, tegelikult on küll, sest praegu mul ei tulegi nagu mingeid helgemaid raamatuid praegu pähe. Pigem ikkagi probleemidest. Aga miks? Võib-olla ongi probleemidest nagu mõnes mõttes lihtsam kirjutada. Ma ise, kui sul on kogenud ka seda, et kui sa võtad noore inimese, kellel on kõik, või ka täiskasvanute raamatute puhul, võtad inimese, kellel on kõik hästi ja korras, et mida sa nagu kirjutad temast? Jaa. Probleemist vist on tõesti, et saad aretada seda teemat ja edasi liikuda kuhugi. Kas raamat ja sinu enda raamatud, kas sa püüad ka nagu anda sellist lahendust kuidagi ja näidata mingit teed või sa oled täitsa nagu kõrvaltvaataja, et näed, juhtus ja läks nii ja? Eks ma ikka püüan, aga ma ei tea, kui hästi see välja tuli. Okei. Aga noorte raamatutest edasi rääkides, et mis on hea noorte raamat sinu jaoks? Et ilmselt oled ka ise lugenud mitmeid. Milline on hea raamat? Ma ikka üritan kõik need ilmuvad noorte raamatud läbi lugeda. Eriti kuna ma raamatukogus ka töötan, siis eks mul on lihtsam neid kätte saada kiiremini. Aga näiteks viimane, mis oli hea minu arvates, oligi siis Enne lõppu, mis sai noorteromaani konkursil esimese koha. See oli nagu hästi sügavalt kirjutatud.
ei olnud nagu selline pealiskaudne ja ma samastusin ennast peategelasega. Eriti see, kui saadki samastuda ennast tegelastega, siis see nagu teebki heaks selle minu arvates. On äkki veel mõni näide, et mis sa oskad tuua, et milline raamat sulle endale on meeldinud noorte raamatutest? Kohe niimoodi ei tulegi pähe. Kindlasti on, aga no Ene Sepa raamatud on tegelikult väga hea, eriti see viimane. Okay. See sai nüüd ka hea noorte raamatu tiitli, on ju? Ja. Aga kui tulevad noored sinu juurde raamatukogus, et mida sa siis neile soovitad? Või sõltub see ka sellest, et mida nad küsivad? No, eks ma ikka soovitan neile neid noorteromaane viimati ilmunud näiteks. Ja. Aga nüüd viimasel ajal on küsitud just noorte krimi. See on vist kohustuslik neil ilmselt koolis. Aga seda nagu nii väga palju ei leidnud. Mõned näited? Sa võite pärast ka saata, me saame sinna video alla näiteks lisada, et kui sul tuleb mõte, et mida sa võiks soovitada. Aga lähme sinu kirjutamise juurde tagasi. Et sa kirjutad, su mõlemad raamatud on noortele. Et miks kirjutada noortele? No, ma arvan, et ma ei oska täiskasvanutele kirjutada veel. Ja et no, ma olen hästi kaua ka juba kirjutanud, siis ise olin ka noor veel ja siis hakkasingi nagu enda vanustele kirjutama ja nii see läks. Kus sinu ideed üldse tulevad? Alati küsitakse kirjanike käest, kus su ideed tulevad? Jaa. No nähtamatu tüdruku puhul saan inspiratsiooni endast, et peategelane on ka nagu hästi mulle sarnane. Ja siis kuidagi läks. Algas oli mul peategelase nimi olemas ja siis hakkas nagu kujunema. Kirjutasin ja kustutasin, kirjutasin ja siis sain valmis. Nii edasi, järgmine. No, juba raske on seletada, kus need ideed tulevad. Lihtsalt ühel hetkel kargab midagi pähe ja hakkan kirjutama ja see läheb edasi ja nii ongi. Ma tean seda tunnet, mis sa praegu tunned, sest minu käest küsitakse pidevalt samamoodi, et ma tahtsingi näha, kuidas sina ennast välja keerutad sellest. Et ega ise ma näin ka, et tegelikult ideega see tuleb kust iganes, mis iganes ajal, et ei ole nagu sellist mingit, et istud maha ja siis mõtled, et nüüd peaks idee tulema, et ootamatus kohas ja ootamatul ajal. Aga oskad sa ideid otsida ka, et kui tunned, et kirjutad ja mingi lugu jääb seisma, et kas sul on mingid rituaalid või viisid, et kuidas sa uusi ideid leiad? Mul on tegelikult nii palju ideid pooleli. Ma ei tea, kas ma kunagi õpetajatega jõuan. Ja noh, praegu on meil 3. raamat pooleli. Loodan selles kevade jooksul valmis saama. Nii, aga lähme siis kohe seda teed. Räägime tulevikust, et mis sul pooleli on ja luba meile anna lubadusi. No jälle üks noorteromaan, mis räägib leinast ja süütundest nagu. Ja ega ma väga palju ei tahagi ette rääkida. Aga ajaliselt, et kas sa kevadel loodad käsikirja valmis saada? Jah. Ja siis on plaan edasi? Jaa, ma tahaks ikka, et see ilmuks. Okay. Et kas sul on plaan see ka konkursile saata või sa saadad otse kirjastusse või kuidas sellega nagu mõte on? Ma arvan, et nüüd saada otse kirjastusse. Ma ei tea, vist praegu vist mingit võistlusi vist ei ole. Võib-olla ma ei ole vaadanud ka, jah. Krimijuttude konkurss oli vahepeal, ma tean. Jaa, seda küll. Aga kui lihtne sul on kirjutada nii, et öeldakse mingi teema, et seesama, et ütleme, et nüüd on krimijutud, et sa võtad ja kirjutad krimijuttu näiteks? Ma arvan, et niimoodi ma ei saaks. Võib-olla siis, kui ma rohkem kogemusin tulevikus, aga praegu ei teha, ei.
Teine küsimus, mida minu käest alati koolides küsitakse, et kuidas sul koolist kirjanditega oli? Ma küsin sama. No mulle meeldis neid kirjutada tegelikult. Ja vist enam-vähem tulid välja ka. Aga praegu ma vist enam ei oskaks mingi kindlal teemal kirjutada. Aga mis seal vahet on? Raamatu kirjutamine ja kirjandi kirjutamine? No, hea küsimus. Aga no selle raamatu puhul ma mõtlen ise ikkagi teema välja, mitte see pole nagu kindlalt mulle antud. Jah. Mul endal on sama tunne, et see vaata kirjandi puhul, sul on kindel aeg ja ruum, koht ja teema, et sa pead nüüd siia mahtuma, aga raamatuga, see on kõik võimalused. Teed, kuidas tahad, ükski variant pole õige ega vale. Et mänguruumi. Ja. Nii. Kas sul on veel midagi, mida sa tahaksid ise oma raamatute kirjutamise kohta välja tuua, et mida nagu lugejad võiks tähele panna või meeles pidada või märgata? Ma ei tea, tegelikult on nagu nii imelik, et mul ongi nagu raamatud ilmunud. Ma olen hästi kaua sellest unistanud ja siis on nagu täitunud ja see on ikka raske uskuda. Ma ise nagu polegi neid nagu läbi lugenud. Need on raamatu kujul. Kuidagi nagu imelik on. Et näita palun ka, ma selle oleks unustanud, et näita üldse välja, mis su raamatud või millist nad välja näevad siis? No, see on siis viimati ilmunud. Mulle meeldib väga see kaanepilt. Kas see läheb kokku sinu jaoks raamatu sisuga? Jaa, läheb küll. Nagu need sirelid olid raamatus, nendest ma kirjutasin ja nii ja siis nähtamatu tüdruk on selline. See kaanepilt mulle ka meeldib. Liis Karv on väga andekas raamatu kujundaja. Jaa, on küll. Mina olen temaga korduvalt koostööd teinud ja väga-väga rahul. Jaa, mind sama siin. Et said sa kaasa rääkida selles, et milline võiks kujundus olla või arvamust avaldada? Jaa, sain küll. See on väga hea. Ja ma olen väga-väga rahul. Nii, aga nüüd õpetuseks räägi välja veel, et kust sinuga kontakti saaks, et kui keegi tahab küsida midagi raamatu kohta või üldse näha, et mis sa teed ja mis järgmiseks tulemas on, et kus selline info, kus sa jagad seda? No oma Facebookis. Ja mul on tegelikult kirjutatud ka mõned, kes on nähtamatu tüdrukut lugenud. Nii et võite kirjutada sinna. Selge, aga suur-suur tänu sulle, et olid nõus siin noortekirjanduse kevadel oma kirjutamistest ja raamatutest kogemusi jagama ja edu järgmiste raamatutega. Aitäh! Kohtumiseni!